Tere hommikust kõigile. And good morning to everyone that is listening and watching us. Nii et tere hommikust kõigile, kes kuulavad, kes vaatavad. It's wonderful to start the day with God. On võrratu alustada päeva Jumalaga. I know that it's good that you do start days with God all the time. But Ma Tuesday tean, is something else. et te alustate oma päeva Jumalaga, aga need teisipäeva hommikud on erilised. Yeah, I have a scripture that I've brought in front of us. Mul on tänaseks kirjakoht Luke 7, ja võtame Luuka 7. peatüki verse 11 to 17. ja loeme 11-17. This account is where Jesus Christ meets a funeral procession. Ja siin Jeesus kohtab matuse rongkäiku In the town of Nain ja see on Naini linn and raises a widow's only son back to life. ja ta toob lese ainsa poja tagasi ellu. This is the passage we are going to read. Me loeme selle ette. Please read. Ma loen eesti keeles. Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks. Ja temaga läksid kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast. Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut oma ema ainsat poega ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linna rahvast saatis teda. Ja kui issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles, ära nuta enam. Ja ta astus ligi ja puudutas surnu raami, mis peale kandjad jäid seisma. Ja ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima. Ja Jeesus andis poja ta emale tagasi. Aga kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid, meie seas on tõusnud suur prohvet ja Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest. Ja see jutt temast levis kogu Juuda maale ja kõikjale ümbruskonda. Yes. Yes, I think when you look at that passage, Kui te loete seda, there are three things that Jesus encountered. oli 3 asja, millega Jeesus kohtus siin. Yeah, because he was in that town. Ta oli selles linnas As he was entering the gates of that town, ja ta läks selle linna väravast sisse he came across a dead son ja ta kohtas ühte surnud noormest and a widow, the mother, ja ema, kes oli lesk. and a funeral procession. Ja siis oli seal terve matuse rongkäik. There are three entities that Jesus came across. Seal oli see on 3 erinevat elementi selles loos. A group of people that was confirming this is a corpse, let's go and bury. Siin oli üks suur hulk inimesi, kes olid kinnitanud, et see noormees on tõesti surnud ja tuleb maha matta. And the widowed mother that was grieved for his Yes. only son. Ja siin on see lesknaine, kes on leinas oma ainsa poja kaotuse pärast. And a dead son. See surnud poeg. So those are three things that I looked in and wanted to share with you this morning. Nii et ma uurisin ja mõtlesin nendele asjadele ja mõtlesin, et ma jagan seda täna teiega. When you look at that dead son, Kui sa mõtled sellele surnud pojale, he was a young son, see oli noor mees, ütleb. energetic. Ja noor mees on energiline, elujõuline. Nii et tegemist on pojaga, Full of energy. kes on täis elujõudu. And destiny was at his fingertips. Kõik tema elu on tema ees, saatus on tema ees lahti. The destiny that was cut off. Aga see saatus lõigati lihtsalt läbi. I was just trying to define and describe the son. Ma lihtsalt kirjeldan selle poja olukorda. Because that was destiny cut off.
sest tema saatus lihtsalt lõigati läbi. And when we look at the widowed mother, Ja nüüd vaata seda leseks jäänud ema. she remained without covering Tal ei ole mitte mingit katet enam, mingit abi, because the husband died. sest et tema abikaasa on surnud. And now she remains without security. The son, the only son that could provide that security, was also cut off. Ja nüüd ka see ainukene turvalink, kes tal oli, see täisealine poeg, kes oleks pidanud olema tema kate ja tema eest hoolitsema, see on ka läinud. And she was very grieved. Ja ta oli loomulikult väga õnnetu. And when you look at the funeral procession, gathers people around, Ja nüüd vaata, suur hulk inimesi on kokku kogunenud matustele. this is a system that confirms death and finality. This person Yeah. is dead. Ja matuserongkäik on midagi, mis kinnitab selle loo lõplikkust, et midagi ei ole enam teha, kõik on läbi, see isik on surnud. In that kind of a situation, Nüüd selles olukorras Christ appears. Kristus ilmub. There are certain situations that we need him to appear to change those situations. Meie elus võib tulla olukordi, kus meil on tõesti vaja, et tema ise astub esile ja muudab selle olukorra. In this case, it was a funeral procession. Praegusel juhul on tegemist matuserongkäiguga. When he appeared, Kui ta tuli, everything changed. kui tema astus esile, siis kõik muutus. I think you read that there was a change and there was a resurrection right there. Nii et te lugesite või me lugesime siin, kuidas kõik muutus, tuli surnust üles tõusmine ja kogu lugu muutus. You know, when I was reading John chapter 1, verse 4, Kui ma lugesin Johannese 1:4, going into 5, salmid 4 ja 5, we have read that verse several times on this forum. me oleme siin hommikupalvetes seda ka üsna tihti lugenud. The Bible says in him was life, Piibel ütleb, et temas oli elu and that life was the light of men. ja see elu oli inimeste valgus. So when life appeared at that Kui- funeral procession, Nii et kui selle matuserongkäigu keskel ilmus elu, Jesus Christ being the life, kuna tema, Jeesus Kristus, on elu, when he came in contact with the funeral procession, kui elu kohtas seda matuserongkäiku, darkness disappeared pimedus pidi tagasi tõmbama. in the form of that death. See surma kujul, see pimedus pidi lahkuma, Because light had to shine into darkness. sest valgus paistis sinna pimedusse. In my view, this funeral represents darkness. Nii et minu jaoks see matus siin iseloomustab kogu pimedust. There was loss and finality. Seal oli üks kaotus ja see oli lõplik. In the mind of that widowed woman Selle lese jaoks vähemalt oli see lõplik. and the people around. Inimesed uskusid ka seda. You know, every time people at the burial site or funeral procession, they say we have lost. Sest alati matustel inimesed ütlevad, me oleme ta kaotanud. When you say I have lost, Kui sa ütled, ma olen kaotanud, then that is final. siis sa väljendad sellega millegi lõplikkust. In terms of death, I have lost. See on nagu surm, et sa oled kaotanud. But Jesus Christ, the life Aga Jeesus Kristus on elu and the light ja valgus invades darkness. ja tema tungib pimedusse. Darkness was already in motion as the procession was going on. Pimedus oli täis töös,
kuna see matuserongkäik liikus juba sinna haudade poole, But when the light appeared, aga valgus ilmus darkness could not continue its ja course. pimedus pidi oma protsessiooni pooleli jätma. When Christ invades our space, kui Kristus tuleb meie ruumi, everything that seems to be in procession siis kõik, mis on kuskile poole teel negatiivses mõttes, comes to a standstill. peab seisma jääma. Every negative procession in our lives Igasugune negatiivne protsessioon meie elus has to be interrupted peab saama katkestatud by the light. valguse poolt. I don't know if you looked at the scripture very, very well. Kas sa oled uurinud seda kirja kohta põhjalikult? Did you see and point out to such points that I'm trying to bring out? Kas sa oled varem mõelnud selle peale, nii nagu ma praegu seda välja toon? That is the truth. Aga see on tõde. Our lives are coupled with a lot of death. Meie elus tuleb ette igasuguseid surmasid. Death of destiny, death of relationships, death of Suhted surevad, saatused lõigatakse läbi, igasugust surma on. And Jesus just comes to invade those spaces Aga Jeesus tungib sisse nendesse pimeduse paikadesse and brings life to all of them. ja toob elu sinna kõige selle keskele. One thing that I read from that passage was the compassion of Jesus. Üks, mis mulle silma jäi sellest, oli Jeesuse kaastunne. When compassion is activated, Kui kaastunne on aktiveeritud, there is a creative power. siis selle taga on loovvägi. In verse 13, when you look at verse 13, that is what it says. 13. salm ütleb seda. When the Lord saw her, Kui isand nägi teda, he doesn't say when the Lord saw him. ta ütleb ema eesti keeles ja kui isand nägi ema, siin ei öelda, et kui isand nägi seda surnud noormeest, vaid isand nägi ema. The focus was on the grief. Jeesus fokusseeris ema leinale. Jesus knew this woman has no covering. Ja Jeesus teadis, et sellel naisel ei ole ühtegi abi, ühtegi katet enam elus. Because she is widowed. Sest et tal ei ole meest, tal ei ole poega. And now destiny is cut off. Ja poja saatus on läbi lõigatud. He had compassion on her. Ja Jeesus tundis kaastunnet ema vastu. Before any miracle is done, Enne kui ükski ime sünnib, compassion comes first. kõigepealt tekib kaastunne. I recall that in my life, in my ministry's life. Ma olen seda palju näinud oma enda elus ja teenistuses. In meetings that have been in, Koosolekud, mida ma olen korraldanud või kus ma olen käinud. recalling the meetings of the small boys, big men and mothers that were brought, that received a miracle Olen after the näinud compassion. mehi, naisi, lapsi, kes on toodud ja kui sünnib see kaastunne, siis sellele järgneb see vabastab ime. I want us to know this, that compassion is not. Ma tahan öelda seda, et kaastunne ei ole lihtsalt hingeline emotsioon. It is divine steps and a divine movement. See on Jumala enda samm, see on tema liikumine. When Jesus felt the compassion, Kui Jeesus koges kaastunnet, he was not crying with them, oh, the boy has died, oh, the boy ta ei has died. hakanud seal nutma koos emaga, et poiss on surnud. He went into steps. Ta astus need sammud üksteise järel.
He stepped forward ta astus esile, to make sure that he disappoints that which came to cut the destiny of the ja whole. ta oli valmis valmistama pettumust sellele, kes oli tulnud tooma seda surma. Compassion releases heaven's intervention into earthly situations. nii et kaastunne vabastab taeva sekkumise Into earthly situations. maistesse olukordadesse. I want us to know that where compassion flows, ma tahan, et te teaksite, et seal, kus kaastunne voolab, divine power flows. sellele järgneb Jumala vägi. This is what happened when Jesus encountered that funeral procession. see juhtub siin, kus Jeesus kohtab seda matuse rongkäiku. In verse 14, when you look at verse 14, something happened. salmis 14 juhtub midagi. He ordered or he commanded. ta annab käsu, ta annab ühe korralduse. Young man, I say to you, noor mees, ma ütlen sulle, arise. tõuse üles. Jesus spoke directly Jeesus kõnetas otseselt to the dead situation. seda surnud olukorda. He never went around on the situation. ta ei läinud sealt kuidagi ringiga mööda või ümbert. He addressed the situation ta kõnetas otseselt seda olukorda. head on. otse, laupkokkupõrkes nii-öelda. He never meandered side by side. ta ei üritanud seal kuidagi vingerdada ja midagi muud välja mõelda. When there is a situation in our lives, kui meie elus on üks olukord, when there is a death smell in our lives, kui meie elus on midagi, mis lehkab surma järele, we need to address it squarely. siis me peame täiesti halastamatult ja otse seda kõnetama. väga otse. Without giving a chance me ei tohi jätta sellele ühtegi võimalust, to create grief et ta tooks meile leina and death. ja surma. He did not pray long prayers. ja ta ei palvetanud siin mingeid pikki palveid. Oh, death, arise. He did not play those long prayers. ta ei mänginud siin mingeid pikkade palvete mänge. He did not negotiate with death. ta ei hakanud siin mingit nõupidamist pidama. He commanded life to come back. ta käskis elul tulla tagasi. There are times that we don't even need to pray long prayers for a situation. meie ka ei peaks palvetama pikki palveid sellistes olukordades. There are times you just come into authority and order sa lihtsalt võtad oma meelevalla ja annad käsu and command the situation out. ja lihtsalt kamandad selle olukorra muutuma. In the name of Jesus. Jeesuse nimel. One thing that is really happening in my life see, mis minu elus praegu toimub, is that God is restoring authority Jumal taastab meelevalda, to speak to situations, et ma võin kõnetada olukordi and those situations are admitting and changing. ja need olukorrad kuuletuvad ja muutuvad. Because when Jesus, when scripture says in him was life, sest piibel ütleb, et temas oli elu and the life was the light of men, ja tema elu oli inimeste valgus. that life which flows from Christ nii et see elu, mis voolab Kristuses, is my light. see on minu valgus. When I carry the light, kui ma kannan seda valgust, I carry the presence. siis ma kannan tema ligiolu. When God's presence is available, kui Jumala kohalolu on meiega, there is authority and order. siis seal on kord ja seal on meelevald.
every situation aligns to God's will. ja iga olukord peab kuuletuma ja joonduma Jumala tahtega. And this is what is being revealed to us. Ja see on see, mida siin ilmutatakse meile. And when you look at verse 14, still in verse 14, Vaatame uuesti salmi 14. he touched the bearer, he touched that thing which they carried on. Ta puudutas seda raami, mille peal surnud kanti. And that thing represents a carrying death. See on miski, mis kannab surma. There are situations that are persevering and, you know, they are just still on us and they are carrying them. On olukorrad, mis on nii visad, mis on nii jäigad ja lihtsalt hoiavad alal, kannavad seda surnud olukorda. And he touched it Ja Jeesus puudutas seda and he said, bring it down. ja ütles, pange see maha. And he spoke to the man. Ja ta kõnetas seda noormeest. And the Bible says he sat and began to talk. Ja Piibel ütleb, et noormees tõusis istule ja hakkas rääkima. And so what I wanted to communicate to us is this. Nii et mis ma tahtsin meile edasi anda? That when you look at that passage, Kui sa vaatad seda kirja kohta, there is a cut of destiny. siin on üks ära lõigatud saatus. There is loss of covering Siin on kellegi kattekaotus, and loss of security turvatunde kõige kaotus, until Jesus appears. kuni Jeesus ilmub nähtavale. I pray that the Lord will appear in our situations. Nii et ma palvetan, et Jeesus, Isand, ilmub That meie seem to be olukorda, dead. mis näib olevat surnud. And arise is the word. Ja ärka üles, tõuse üles, on see sõna. Arise, arise, arise. Tõuse ülesse, tõuse ülesse. We need to arise from such situations Me peame üles tõusma sellistes olukordades, that are deadly situations. mis on surmavad. And we allow the light of revelation Ja me lubame ilmutuse valgusel to illuminate in our lives. meid valgustada seespoolt. And this is the piece of cake I wanted to give to Nii us et see today. on see tänahommikune koogitükk. Amen. Amen. Let's just pray. Sorry. Palvetame. Father, thank you for today. Isa, me täname sind tänase päeva eest. Thank you for what you are showing us, Aitäh selle eest, mida sa meile näitad. that our dead situations Et meie surnud olukorrad shall come to life again. ärkavad taas ellu. As we wait on you, Kui me ootame sind as we hear your direction, ja kuulame sinu korraldusi, you are revealing to us siis sa ilmutad meile the most that you are, seda, kes sa oled. the powerful that you are, See vägi, kes sa oled. the healer that you are, See tervendaja, kes sa oled. the deliverer that you are. See vabastaja, kes sina oled. Thank you, Jesus. Aitäh sulle, Jeesus. Thank you for today, Aitäh selle päeva eest. and thank you for the days to come. Ja aitäh selle eest, mis ootab meid ees. And we pray for your finger Ja me palume, et sinu käsi to be all the time, oleks kogu aeg leading us and directing us meid juhtimas, meid juhatamas by your word. oma sõna kaudu. Like Peter said, Nagu Peetrus ütles, we shall launch into the deep. et me läheme sügavasse, me laseme oma võrgud sügavasse. Aitäh sulle, Jeesus. In Jesus' name, Amen. amen. Thank you so much, Ali. God bless you. And we Thank see you Bless again. too. Enjoy. Bye-bye. See you soon. Bye. Bye-bye. Halleluuja. No nii. Mis me siis ütleme tänase kohta? Et nagu alati
Aalik tuleb ja laseb võrgud sügavasse, et seal, kui meie oleme kuskilt madalast veest üritanud midagi kätte saada või isegi ei olegi üritanud, sest me pole uskunud, nii nagu jüngrid ütlesid, et terve öö oleme püüdnud, mitte midagi pole saanud. Ja hommikul tuleb Jeesus ja ütleb, minge tagasi ja laske võrgud teisele poole paati, laske võrgud sügavasse. Sügavamast saate kätte selle, mis vaja on. Olen kõigega sellega nõus, see andes ka niivõrd suurt julgust päevale vastu minna nende olukordadele, mis tundub meil nagu pime, nagu surnud olukord, sest vaenlane tõesti nagu võimendab rohkemini seda olukorda. Aga teame, kes toob elu. Me teame, me ei anna alla ja läheme edasi usus. Vaat see nii innustas, sest mul on nii palju neid nagu poolsurnud inimesi minu kõrval. Ja ma tean, see annab uut jõudu julgust. Täpselt, usujulgust. Just. Vaadake seda matuse rongkäiku. Kui te olete näinud sellist suurt matuse protsessiooni, siis kui sa seisad üksi selle matuse rongkäigu kõrval, kas ei ole see tohutu võimas? See on selline nagu deklaratsioon, on ju? See tundub üle jõu, see tundub üle pea, see on nii valjuhäälne, see on nii absoluutne, et tundub, et mul ei ole selle olukorraga mitte midagi enam peale hakata, sest et kui seal on juba 100 inimesed kõnnivad ja kõik nutavad, halavad ja kuulutavad valju häälega, et kaduge kõik eemale, siit tuleb matuse rongkäik, tehke teed surmale. See surm on absoluutne, see surm võitis, see surm valitseb. Kaduge kõik eest, eks ole, liiklus peatatagu, sest me pühitseme ja austame ja ülendame surma. On nii? Vaata, kui üks rahvas midagi kuulutab, midagi sellist negatiivset, millise jõu see vabastab. Selline kollektiivne nõusolek milleski, mis on negatiivne. Ja tundub, et sinul väikesel inimesel ei ole sellega mitte midagi teha. Aga vaadake, Kristus, kes oli ka nii-öelda üks mees, üks puussepp Natsaretist. Üks mees, inimese poeg. Ta on meie eeskuju. Ja Piibel ütleb, nii nagu tema on, nii oleme meie selles maailmas. Nii. Tähendab, see, mis oli võimalik talle, on võimalik meile. Ja on võimalik meil astuda sellise absoluutse deklaratsiooni ja protsessiooni vastu ja öelda, ei ole nii. Ei ole nii. Te olete pimedad ja te ei näe ka ise, et te olete pimedad. Laodikea kiri, kus Jeesus ütleb seda, et te arvate, et teil on kõik käes, teil on kõik selge. Te olete rikkad ja teil on vara küllalt. Selles mõttes, et teil on kõik võtmed käest, te arvate, et te teate kõike, teadus on teie poolt, faktid on teie poolt. Teil ei ole enam mitte midagi vaja, et keegi teile seletab, te olete nii-öelda kivisse raiunud mingi tõe. Ja Jeesus ütleb, et kuulege, te ei näegi, et te olete vaesed ja pimedad ja alasti. Te olete pimedad. Küsige minu käest silmasalvi. Ostke minu käest silmasalvi. Andke endale aru, et kui te kollektiivselt arvate, et mingi asi on nii ja see on nii-öelda juba kohtuhaamriga paika löödud ja lõpetatud, siis Jeesus tuleb, elu tuleb sellesse olukorda ja ütleb, te olete nii pimedad. Küsige, andke üks alternatiivne võimalus, küsige minu käest, äkki mul on ka midagi öelda. Küsi silmasalvi. Ja ma näitan sulle salaust. Ma näitan sulle ust, mille taga on valgus. Ma näitan sulle, et see stsenaarium ei ole lõplik ja ainus, vaid on ka teine stsenaarium, on alternatiiv. Aga kui sa arvad, et sul on kõik tõde juba käes, siis pole midagi teha. Siis läheb see surnu rongkäik lõpuni välja, siis sulle saab see usku mööda. Nii nagu kui seal kõrbes nad olid. Iisrael, mäletate? Ja nad ütlesid,
Nende jaoks oli see lõplik tõde. Jumal on toonud meid siia kõrbe, et meid siin hävitada, hukata, meid surmata. Me kõik sureme siin. Ja kuna see oli selline kollektiivne deklaratsioon, selline südame veendumus, mis oli vastupidine Jumala häälele ja Jumala plaanile, siis Jumal ütles, kuna te olete nii raudselt veendunud, et see asi nüüd läheb ja see vanker veereb nüüd selles suunas, sündigu teile teie usku mööda. Aga lapsi ja noori ärge kaasa tõmmake. Selle üle teil ei ole meelevalda, vaid siit läheb piir. Teiega läheb nii, nagu teie ütlete, ja ma alustan uuesti teie lastest ja teie noortest. Ma toon teise stsenaariumi teie laste ja noorte kaudu. Nemad lähevad tõotatud maale sellesse teise alternatiivsesse stsenaariumi, millesse teie enam ei uskunud oma südame kanguse tõttu. Vaata, kui tugev on see surmausk meie ühiskondades ja ka kristluses. Kui siin oli ühes, kas see oli, kui see 12-aastane tüdruk suri ja kui Jeesus ütles, et ta ei ole surnud, vaid magab. Vaata, nad vihastasid, nad naersid. Kujutate ette, kui võimas on see surmavaim, mis kasutab südame kangust. Tegelikult ju maailma valitseb, Piibel ütleb, et maailm on tigeda võimuses, aga mis see tige on, see on tegelikult surm. Madu oli surmavaim. Kui madu hiilis Eedeni aeda, siis ta tuli tooma ju surma. See, et ta valetas ja pettis Eevat, see oli tema vahend, see oli tema konks, see oli tema sööt, see oli tema võte. Eks, aga plaan oli tuua surma, ta oli surmavaim. Ja maailm on selle surmahaardes, selle surmahirmu võimuses. Ja vaata, kui inimene joondub surmavaimuga, kui ta teenib ja usub surma ja usub lõplikkust, negatiivse stsenaariumi lõplikkust, siis ta on tegelikult nii-öelda medali teisel poolel. Ta on selle poolel, kes valitseb pimedust. Aga kui meie ellu tuleb see ilmutuse valgus, et viimane sõna on Kristusel, vaata, ta ütleb, mina olen alfa ja omega, algus ja ots, algus ja lõpp, eks ole? Ta ütleb, surm, kus on sinu astel? Sinul ei ole viimast sõna. Viimane sõna on surmalt ära võetud. Mis tahes olukorra surmalt. Viimane sõna on ära võetud, sest viimane sõna on elul. Jeesus tõestas seda. Ta tõestas seda brutaalselt, kui ta lasi surmal ennast surmata ristil. Ja kõik tunnistasid ta surnuks ja panid ta hauda. See oli lõplik, kõik leinasid, kõik olid veendunud ja lugesid seda atmosfääri. Atmosfäär oli täis pakitud tihedat, intensiivset surmavõitu, surmaligiolu, surmavaimu, kuningavõimu. Ja siis 3. päeval Jeesus rebestab selle surmaloori, selle pilkase pimeduse, mis katab kõiki rahvaid. Ta rebestas selle ja tõusis üles ja võidutses selle surma üle. Surm on neelatud võidusse. Ja vaata siin selles Naini noormehe loos. Samamoodi on, sa võid ette kujutada seda atmosfääri, mis on täis laetud. Võib-olla ka viha Jumala peale. Mõelge, sest et see ei ole sugugi võõras. Isegi maailma matustel inimesed vihastavad Jumala peale, kellesse nad pole kunagi uskunud. Eks ole, see kurbus, see lein, see süüdistus, see viha, see atmosfäär on täis pakitud negatiivsust. Me peame olema väga ettevaatlikud, et kui midagi meie elus sellist juhtub, toimub, ükskõik mis dimensioonis,
on see peres, on see abielus, on see tervisega, on see pangaarvega, mis iganes see on. Et kui see, mis nii-öelda meie elu kohtab, kui see on selline, mis kuulutab surma, pimedust, lõplikkust, hävingut, kaotust, et me ei lase seda oma südamesse, et meie süda muutub mustaks, pimedaks, lootusetuks, kurjaks, tigedaks, süüdistavaks. Nii et kui keegi julgeb sulle öelda, et Jeesus saab seda olukorda muuta, et sa vihastad ta peale. Oled sa kohanud inimesi, kes on oma olukorras ja kui sa hakkad talle rääkima, et aga usu ainult, siis ta hammustab sind, ta vihastab su peale. Vaata, seda teeb see surm, kes hiilis Eedeni aeda maokujul. Ta täidab su südame sellise pimedusega. Vaata, kuskil ta ütleb ka veel, et Jakobuse kirjas hoiatab, et kellelgi teist ei oleks kuri, uskmatu süda. Eks ole, variserid vihastasid ju lausa selle peale, kui Jeesus julges surmaplaanid ära rikkuda hingamispäeval. Nad olid nii tugevalt oma surma usku, et kui ime isegi juhtus, siis nad mitte ei rõõmustanud selle peale, et keegi sai terveks, vaid see kuri uskmatu süda, see must ja pime surmavaim, see vihastas, et seda tehti käsu vastu hingamispäeval. Nii et kuidas meie südamega on? Kui kerged me oleme vihastama sellistes negatiivsetes olukordades. Ja me ei märka, et me oleme astunud ühe teise kuninga territooriumile. Jeesus on lootuse usku. Jeesus ise on elu. Jeesus ise on valgus. Nagu ma ütlesin, tema on alfa ja omega, algus ja lõpp. Ta on viimane sõna. Jeesus, kes on elu, on viimane sõna. Me võime igas olukorras öelda, minu Jeesus on viimane sõna. Mitte keegi ei saa minu haua ette kivi veeretada ja öelda, nüüd on kõik, nüüd peseme käed puhtaks, nüüd on lugu lõpetatud. Vaata uuesti, kivi on ära veeretatud. Inglid on appi tulnud, tada! Ja ma tulen taas sellest olukorrast välja, kus arvati, et nüüd on kõik, nüüd on lõpp. Taaveti laulud kirjeldavad ju neid olukordi, kus vaenlane juba arvab, et me oleme ta ära neelanud, me oleme ta ära lõpetanud. Me paiskasime ta tema kõrgest sellest Sioni positsioonist maha. Noh, arst, aita ennast nüüd ise. Ja vaata, Taavet tõusis alati, meie tõuseme alati, nii nagu Kristus tõusis. Surm on ära neelatud võidusse, astel on katki murtud. Valgus on ilmunud, elu on ilmunud. See on nii võrratu, et me käime käsi käes. Me hoiame käest kinni Jeesusel, kes on ülestõusmine ja elu. Sinu kõrval, sinu teekonnal kõnnib üks mees. Ja ta ütleb, minu nimi on ülestõusmine. Minu nimi on valgus. Minu nimi on võit. Minu nimi on elu. Minu nimi on igavik. Ära karda. Ära karda. Ma ei tea, see on hirmus elada maailmas ilma selle meheta meie kõrval. See on kohutav elada sellise surmavarju all, kus iga telefonikõne, kus iga sõnum, kus iga päev kuulutab sulle, et kui midagi juhtub, siis see on lõplik ja keegi sind ei aita. Meie saame minna, nii nagu jüngrid koos Jeesusega. Me saame minna nendesse olukordadesse ja öelda, tahad, ma tutvustan sulle seda meest minu kõrval, kelle käest ma kunagi lahti ei lase.
tema on minu ülestõusmine ja elu. Ja kui sa tahad, sa võid võtta kinni ka tema käest. Ja ka ta saab ka sinu elu ülestõusmiseks. Ja me saame viia Jeesuse inimeste olukordadesse. Ja siis tuleb seesama, mis siin juhtus Naini noormehe loos. See valgus tõuseb, see päevatõus kõrges, see päikesetõus tuleb ka nende inimeste ellu. Kuulge, see on nii võimas, et me saame olla eluviijad inimeste surmaprotsessioonidesse. Kas me julgeme peatada surmaprotsessioonid? Kas me julgeme astuda ligi inimeste olukorra surnuraamile, panna käe selle peale ja öelda stopp, aitab, luba, ma kuulutan sulle elu. See ei lõppe nii, sa ei sure depressiooni. Seda, mis sa arvad, seda ei sünni. Ma kuulutan sulle praegu Jeesuse Kristuse oma issanda nimel. Seda, mida sa kardad, ei sünni. Minu issand muudab selle olukorra. Ja see sünnib. Ja see sünnib. Nii et see elu, mis meie kätte on antud, see rõõmusõnum, evangeelium tähendab ju rõõmusõnum, me oleme rõõmusõnumi kandjad. See on nii võimas, tuletagem seda iga päev endale meelde. Mida iganes inimesed räägivad, mida iganes sa loed, mida iganes sul töö juures räägitakse, pea meeles, sina oled elu ja rõõmu sõnumi kandja. Ja sul on meelevald katkestada. Vaata, Aalik ütles, Jeesus ei palunud pikki palveid. Ta astus ligi ja ta andis ainult ühe korralduse, ühe käsu. Ja ta katkestas selle, mida surm oli tegemas. Surm arvas, et tal on see noormees juba kotis. Selle lese elu on juba hävitatud. Inimeste usk on hävitatud, et Jumal teeb siukseid asju, et laseb lese ainsal pojal surra. Eks surm oli juba arvas, et ta on nii-öelda lõpusirgel, haud paistab juba, asi on lõpetatud. Jeesus tuli ja katkestas surmaplaani. Meil on sama võimene astuda ligi ja ühe ainsa lausega katkestada surmaplaan ja öelda, surm, siit maalt ja mitte enam, ma lõikan su läbi, sa astud tagasi praegu, kao eest. See ei lõpe nii, vaid siia olukorda tuleb elu. See on nii võimas, kui me võime olla sellised elukandjad. Palun ärme lase selle maailma matuse protsessioonidel ja kurjal religioossel variserlusel, kes vihastab elusõnade peale. Ärgem laskem sellel pimeduse atmosfääril ennast alla neelata, ennast veenda. Me peame kandma vastupidist vaimu. Kas sa näed seda? Me peame kandma vastupidist vaimu selle maailma atmosfääriga. See on see, kes me oleme. Me oleme elulapsed, mitte surmalapsed. Me oleme valguse lapsed, mitte pimeduse lapsed. Me oleme lootuse lapsed, mitte lootusetuse lapsed. On nii? Nii et see on väga hea meeldetuletus täna ja ma arvan, et sellega me võime praegu selle osa nii-öelda paelad kokku tõmmata. Kas kellelgi on midagi lisada? Ma tahtsin lihtsalt ühe väikse mõtte lisada, et mul seostus selle, et kui Aalik ütles, et me räägime oma olukordadele, me käsime neid, siis mul tuli meelde kohe Markuse 11:23, mis ütleb, et tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele, kerki ja kukuta merre, ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, see sünnib, siis see saabki talle. Et see on täpselt samamoodi, et me räägime oma nendele olukordadele selles samas väes ja autoriteedis. Et tekkis see sama assotsiatsioon. Amen.
nii et mis see tänane hommik siis tegelikult meiega tegi? See tuletab meile meelde meelevalda, mis ei ole mängimiseks. Meil on absoluutne, brutaalne meelevald kõige surma ja pimeduse üle. Meil on see ürgloomise meelevald käskida nendel olukordadel lõpetada ja kuulutada elu ja valgust. Meie suust tuleb see valgus. Mäletate, mulle teeb alati nalja see krokodill Hiobi raamatus, mis on tegelikult koguduse võrdpilt, eks. Ja seal ütleb, et tema aevastustest välgub valgust. Tema silmad on nagu koidupunakiired. Vaat see on see, kes meie oleme, kes on Jumala kogudus. Mitte keegi ei julge mängida krokodilliga. Kas sa saad siduda tema keelt? Kas sa saad nööriga kinni siduda tema lõugu? Kui sa seda mõtled, siis unusta see ära. Tähendab, Jumala kogudus kannab seda sama väge, mis tõi esile kogu universumi, selle loomise. Olgu see siis suur plahvatus või kuidas iganes seda siis tahetakse näha. Kogudus kannab Jumalat. Kogudus kannab seda sama Jumala eluvaimu, seda, mis plahvatas esile kogu kõiksuse, mis lõi kogu kõiksuse, millest purskas esile elu. See sama elu elab koguduses. Nii et me kanname seda meelevalda ja me ei tohi lasta religiooni mütsil seda kustutada, seda summutada. Meie oleme elu vaimukandjad. Eks ole, kuidas ta ütleb, et see esimene Aadam sai elavaks hingeks, aga viimane Aadam, kes oleme meie, korporatiivne Kristuse ihu, kollektiivne Kristuse ihu, viimane Aadam sai vaimuks, kes elustab, kes toob elu tagasi sellesse maailma. Nii et tuletame meelde, kes me oleme, kes on kogudus tegelikult. Ajame oma pea püsti, oma õlad sirgu ja täidame oma ministrit, oma teenistust siin maa peal, milleks meid on kutsutud. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Kas ma võin lõpuks ühe piiblisalmi lugeda, et vaata nii palju, kui tundes Jumalat ja läbi minnes paljudest olukordadest, ka kõik need surnud olukorrad, kui Jumal on kõige selle sees, eks ju, Jumal on ju elu. Ja vaata, kuidas ta ütleb siin selles Jesaja 42:3, et rudjutud pilliroogu ta ei murrada katki ja hõõguvat tahti ei kustutada ära. Et tegelikult nende olukordade all on alati see elu, eks ju, mida Jumal saab nagu puhkuda nagu elule taas. Et kui me oleme Jumalas sündinud, siis ükskõik mis olukorrad meil on, alati on selle kihi all on need hõõguvad tahid. See on Jumala iseloom. Ta on ettehooldus sellega teinud, et see on niivõrd võrratu, et kui palju me võime avastada tema ustavust, eks ju, meie suhtes. Et ainult üks puhumine ja tuleb jälle see lõkkele. Aamen. Ja kindel on see, et kui sa vastakuti olukordadega ei seisa, silm silma, hammas hamba vastu. Mitte, et sa lähed väe ja võimuga, eks ju, aga see tähendab seda, et sa vaatad olukordadele näkku täpselt nii, nagu ta on, eks ju, ja kasutad Jumala meelevalda. Ja siis ta taganeb. Ennem ei tagane mitte ükski olukord, kui sa ei lähe rinnaga vastakuti, eks ju, et see lihtsalt on ka jumalik strateegia, et muu viis ei toimi. Ja? Aamen, aamen. Suurepärane. Suurepärane. Aitäh teile selle hommiku eest, et siin varahommikul alati tulete oma rõõmsate nägudega meid siin julgustama, innustama, kannustama ja vaadake, mis kokku Jumal teeb. Me saame sellise leiva taevast iga kord, kui me hommikul kokku tuleme. Nii et jääme ootama järgmist korda ja vägevat ülestõusmis hommikut meile igasse päeva sellesse nädalasse. Aamen.
kõike head!